Tšauki, tere tulemast tagasi minu vlogi. Ma loodan, et ma olen selleks ajaks, kui see vlog läheb ülesse, enam-vähem catch up inud, sest ma olen nii maas oma vlogideks. Ma pole lihtsalt jõudnud monteerida videosid ja selle põhjusel ka ma ei ole palju filminud. Aga kuna täna on viimane selline intensiivne esinemiste detsembri nädalavahetus, siis ma mõtlesin, et ma võtan teid kaasa. Ma ei tea, kas te kuulete, aga mul on mikker nüüd. Tere! Wow. Seega ma loodan, et helikvaliteet on parem. Ma sain need jõulukingiks Roomalt. Tegime eile õhtul juba kinkide vahetuse, kuigi veel ei ole jõulud, aga me mõlemad väga tahtsime juba kingitusi kätte saada. Kas me otsustame, et me anname need juba varem ära. Seega ma saan juba mikriga täna toimetada. Ma ärkasin täna hommikul üsna hilja, kell oli mingi 10:30, kui ma päriselt voodist tõusin ja nüüd ma toidan sõbra kassi ja võtan poest hommikusööki ja õhtuks süüa, seega läheme natukene toimetama. Tere, kiisukene! Tjürökkene. Tjürö. Kas anname süüa sulle? Kas anname süüa? Hommikusöök on söödud ja nüüd ma tulin Nautikasse, et osta täna õhtuseks Nancy esinemiseks sukkapüksid, sest et mul peaks olemas tegelikult sukkapüksid, aga igaks juhuks ma ostan ühe lisa, et mul oleks olemas varupaar ka kaasas. Ja täna on meil ka tegelikult 2 Winter Wonderland show'd, eks mul on täna 3 esinemist. Ja selle jaoks oleks mul vaja ka uusi võrksukkapükse ja neid ma tahan ka minna ostma ja tegelikult täna on veel ka uue show, kuhu ma ise ei lähe, aga ma pean viima kostüümi siis Agnese kätte, kes läheb minu asemel. Seega tegelen praegu kostüümidega, et siis õhtuks oleks kõik korras, kell on praegu 1:30. Seega mul on rahulikult aega kõigega tegeleda. Ja lisaks ma viin ühe pakiautomaati, mul tehti Jagast tellimus ja kui keegi on huvitatud minu mingitest asjadest, siis all descriptionist leiate Jaga lingi, kus saate siis piiluda, mis mul seal müügis on ja koodiga soodus on kõik -40%, nii et minge shoppama, mul oleks vaja kappi ruumi, tahaks lihtsalt asjadest lahti saada. Kell on vaikselt saamas mingi 4:30 äkki. Seega ma otsustasin, et ma hakkan ennast nüüd esinemisteks valmis panema. Kuna mul on tulemas 3 esinemist, nagu ma juba mainisin, siis meik peab olema väga vastupidav täna, sest et 2 Winter Wonderlandi, mis on niigi juba väga intensiivsed, siis veel Nancy sinna otsa, seega ma proovin vaikselt tasapisi hakata sellega pihta. Enda seda meikirutiini siin ei näita, sest et ma arvan, selleks ajaks, kui see vlog välja läheb, on kindlasti mu esinemise meiki tutorial video, mis ma tegin, on üleval. Seega ma vana hea transition, let's go. Tada, ma olen valmis, meiksoeng on olemas. Ja nüüd mul ei ole üldse palju aega. Takso, ma vaatasin, et tuleks 15 minutit. Seega ma sõidan tõuksiga ruttu Bolt Drive'iga Dansakti juurde ja sõitu, sest et siin ei ole üldse enam palju aega. Ma sain ennast Bolt Drive'i peale, see start oli praegu väga hektiline, sest järsku, ma ei tea, kuidas see alati juhtub, aga jälle sai aeg järsku nii kiirelt otsa. Aga mul on natukene aega, et jõuda ilusasti Dansakti juurde
ja siis me pakime asjad kokku ja siis sõidame messikeskusesse, kus toimub ettevõtete jõulugala ja see on siis selline üritus, kuhu ettevõtted saavad lihtsalt osta pileti ja minna siis sinna niimoodi, et seal on olemas programm, õhtusöök, mis iganes kõik vajalik, et jõulupidu pidada. Ja siis sealt edasi me liigume Manna La Rosasse, kus meil toimub järgmine Winter Wonderlandi show ja tegelikult ma ei tea, mis üritus seal toimub. Ma eeldan, et ka mingisugune jõulupidu, aga enamasti on niimoodi, et me läheme esinema niimoodi, et me tegelikult ei tea, mis üritusega on tegemist. Aga see on fine, sest tegelikult otseselt see ei ole ka oluline. Tegelikult ma ei tea, kui palju ma jõuan tänase õhtu jooksul veel mikrofoni kätte võtta ja rääkida. Seega ma lihtsalt üritan nii palju näidata telgitagused kui võimalik ja ma loodan, et tänased esinemised lähevad hästi. Wish us luck! esinemised on tänaseks tehtud. Need 3 esinemist järjest olid väga intensiivsed ja ma jõudsin koju ja ma lihtsalt vajusin diivani peale ja keha nagu surises sellest pingutusest. 2 Winter Wonderland show'd pluss veel 40 minutit Nancy't oli crazy. Aga ma arvan, et üldkokkuvõttes läks kõik väga hästi.
Mannas juhtus niisugune asi, kus mul jäi konts nagu 2 põranda selle liistu, mitte liistu, põranda, ma ei tea, põranda, kuidas seda nimetatakse? Seal olid nagu põrandapaanid ja siis seal vahel oli niisugune mingi vahekoht ja seal oli üleüldiselt niisugune nagu mügarik. Ja ma enamust tantse, mul oli niisugune tunne, et ma tantsisin täpselt selle peal, ehk siis suht raske oli. Ja Nancy'le ma reaalselt jõudsin niimoodi, et ma lõpetasin Winter Wonderlandi show ära, ruturiided selga ja kohe minekut. Tüdrukud aitasid mul kostüüme pärast pakkida. Aga jah, ma hüppasin otse takso peale ja jõudsin kohale nii, et jõudsin isegi natukene make it touch-upida ja kostüümi rahulikult selga panna, et mingi 10 minutit oli mul varu. Aga ega ma rohkem ei jaksa siin midagi väga jutustada. Väga edukas esinemise päev oli ja nüüd on aeg tuttu minna. Täna on laupäev ja ma alustasin oma hommikut sellega, et ma magasin ennast täielikult välja, märkasin kõigepealt kella 10 paiku äratuskella peale ja siis ma olin mingi, mul ei ole mitte kuskile vaja täna minna, seega ma tegin silmad uuesti lahti mingi 11:30, kui ma kuulsin, et Rooma juba vaikselt teeb hommikusööki. Ja ma alustasin tegelikult nüüd koristamisega. Selle detsembrikuuga on kodusituatsioon natukene kriitiliseks läinud, seega ma otsustasin, et ma võtan selle nüüd kätte, hakkan järk-järgult kuskilt pihta. Tegelikult ma mingi hetk uurisin ka kodukoristust ja ma tegelikult seda tahaksin kindlasti ka tellida, aga ma tunnen, et mul on praegu lihtsalt igal pool väga palju asju, lihtsalt ripakil, siis ma tahan nendega tegeleda ja kuna meil tuli ka mööbel ühe koostöö raames erinevaid mingeid mööbli asju koju, nagu näiteks ka vannituppa üks kapp, seega sinna ma saan asju hakata paigutama ja sellega ma olen nüüd tegelema hakanud. Seega jah, ma nüüd toimetan edasi. Õhtul on mul üks UV-show Märjamaal. Sinna me hakkame sõitma alles kella 7 paiku, seega mul on rahulikult aega päris mitu tundi, mingi kell on praegu 3 vaikselt saamas, seega mul on vähemalt 3 tundi aega, et koristada. Nii et let's go! Mul on kodu natukene koristatud ja nüüd on aeg hakata ennast valmis panema tänaseks UV-showks. Selle jaoks õnneks ei ole väga palju midagi vaja teha, ainult soeng. Teeme täna lokisjuuksed ja high ponytaili ja siis make.
vlog. ja selleks aastaks tehtud. Uwe show'd. 2025 oli edukas. Jah. Jah. Mitu me lugesime kokku? Mul oli 27, sul oli? Mul oli 20 äkki. Kas tänasega koos ja eilse ja üleeilsega? Vaat täpselt midagi 20. 22 siis äkki? Äkki 22. Nii et... Oi. Nii et oli edukas season ja üliäge publik oli täna. Ja üliäge, karjusid kaasa. Väga äge. Ja järgmiste aastateni siis. Meil on juba siin tulemas asju. Let's go! Esinemisel on käidud, ma olen tagasi kodus ja nii tore esinemine oli reaalselt ja see oli meie selle aasta viimane Uwe show. Kes teab, võib-olla tuleb veel järgmiseks nädalaks midagi eksprompt juurde, aga ametlikult oli see meie viimane Uwe show ja nii hea vibe'iga esinemine oli reaalselt. Inimesed võtsid nii hästi vastu ja Siim tegi meile veel jõulukingituse kahe peale, et me saaksime koos olla ja hängida. Seega see oli ka nii tore üllatus. Ja nüüd, kusjuures vaatasin, et üllatavalt hästi on need maalingud jäänud püsima. Arvestades seda, et tegelikult see show on väga intensiivne ja pärast show'd ma olen alati nagu kohe, kui see cool down on, siis ma olen lihtsalt märg. Aga nüüd ma võtan selle kõik maha, lähen hüppan pessu, käisime Märjamaal kiirelt poes, ostsin veini, et lihtsalt natukene lõõgastuda ja nautida seda viimast crazy't nädalavahetust enne jõulupühi. Ja tegelikult ma mõtlesin sellele, et väga mõnus oleks minna kuskile spaasse, et äkki saab sinna nüüd lähipäevil minna, äkki homme. Sest tegelikult mul on homme ainult õhtul neiditrenn ja ega tegelikult rohkem pühapäevaseks plaane ei olegi, aga vaatame jooksvalt, kuidas või mis. Seega jaa, ma võtan selle nüüd maha ja hakkame chillima. Hello, täna on pühapäev ja tegelikult kell on juba varsti 3:30 saamas. Ma magasin täna ennast täielikult välja, hommikusöök, chill, käisin poes, viisin sõbra kassile süüa ja nüüd on aeg minna trenni, sest et täna on meil eelviimane detsembri, või tähendab eelviimane selle aasta neiditrenn. Ma vahepeal monteerisin ja siis nagu ikka, kell on järsku liiga palju ja mul on nüüd kiire. Ehk siis ma teen ennast ruttu valmis, teen natukene midagi oma näoga, et ma ei oleks päris otsavoodist tulnud näoga. Ja siis pakin ruttu asjad kokku ja siis stardime. Mul on natukene täna jälle see tunne, et ma tahaks kodus lihtsalt olla, sest et pühapäev on ainukene mu vaba päev, kus mul ei ole tavaliselt muid kohustusi peale siis selle crew trenni. Aga ma lähen, sest ma tean, et eelmine nädal mul oli täpselt seesama tunne ja ma olin nii õnnelik ja rahul, et ma läksin sinna. Nii et ei ole mingeid vabandusi, vaid lähme trenni. Trennis on käidud ja nii intensiivselt raske trenn oli. Mul oli keha väga, see kava oli selline, mis nõudus kogu kehapingutust ja me tegime lõpus veel mingites gruppides ja nii edasi ja ma tundsin, kuidas ma lihtsalt annan endast 120% sellest kõigest, mis mul alles oli kehas. Ja ma olin nii väsinud, pärast koreatantsimist oli siuke tunne, nagu ma ei hinganud ka vahepeal, mis on tegelikult väga halb, sest et tantsimise ajal peab hingama ja ma arvan, sellepärast see kava võttiski nagu nii läbi, aga nii mõnus oli ja väga hea push oli ja mul on hea meel, et ma läksin, olgugi, et mul oli jälle selline tahtmine jääda koju ja mitte trenni minna, aga tegelikult trenn
annab nii palju, et sa saad ennast lihtsalt välja elada ja füüsiliselt nagu pingutada ja see tunne pärast on nii hea ja nii nagu rahuldav. Ja nüüd ma jõudsin koju, tahaks tegelikult enne, kui ma stuudiost ära hakkasin liikuma, siis ma tegin mingi väikese venituse ka. Me algselt Neidi ütles, et me teeme täna veits rahulikuma, või mitte rahulikuma, teeme lõpus veits pikemalt mingit venitust ja sükest kehahooldust või mitte, võib-olla ta ei olnud kehahooldust, aga et lõõgastume ja teeme cool down'i ja me reaalselt tantsisime viimase sekundini ja meil läks isegi natukene paar minutit trenni üle ja siis ma tegingi väikese venituse iseseisvalt siis, sest et ma tundsin, et mu keha muidu, ma lihtsalt homme ei ärka muidu normaalselt voodist ülesse. Eile õhtul ma ka tegin massaažipüstoliga kodus veits lihastele väikest lõõgastust, sest et kõik oli nii kange. Ise ma ei tea, mul see fookus hüppab natukene, ma loodan, et on näha kõike. Igatahes ma nüüd lähen hüppan pesust läbi ja hakkan intensiivselt vlogi monteerima. Ma tahaks nüüd selle järgmise nädalaga, kui trenne on vähem, maks jõuda järgi kõikide oma videotega, et ma oleksin back on track ja ma saaksin nii-öelda aktuaalset elu, aktuaalset materjali jagada, muidu see ei ole üldse huvitav vaadata, mis ma mingi 6 aega tagasi tegin. Seega ma võtan selle endale ette, nii et kell on õnneks alles 6:30, terve õhtu on veel ees. Nii et ma saan rahulikult kõigega toimetada. Tuli veel meelde, et eile, kui me vaatasime filmi, siis nii mõnus oli kodus. Ma panin hästi palju küünlaid, siis olid tulukesed rõdul, siis kuusk oli koos tulukestega ja nii hubane oli, nii mõnus. Nagu see tekitas küll väga mõnusat jõulutunnet, kuigi õues on mingi 4 kraadi sooja ikka veel. Ja kuigi Maarit eile ütles, et lubatakse jõuludeks ikkagi külmemat ilma ja lund, nii et ma väga loodan, sest et muidu on natuke kurb ikka. Jõudsin vahepeal vlogi monteerida päris pikalt, niimoodi, et ma arvan, et ma saan täna isegi selle video ülesse. Ja mõtlesin, ma veits räägin sellest, et mul vahepeal, kus ma siis alustan? Vahepeal ma mõtlen, et see on nii veider, kuidas mingid asjad, mida sa, ma ei tea, kas mõtled või kõva häälega välja ütled, juhtuvad päriselt. Nimelt mul on siis Flick Crew, kellega, tegelikult nad olid siis kunagi algselt Girly Hip Hop Advanced Group lihtsalt ja siis eelmisest aastast alates on selle grupi nimetus Flick Crew ja eelmine aasta oli mul seal hästi palju tantsijaid, kellest väga paljud sel aastal ei jätkanud ja siis ma tegin uue auditioni. Huvilisi oli väga palju ja ma veel võtsin tegelikult gruppi rohkem, kui ma tahtsin tegelikult. Ma nagu võtsin selle eeldusega, et suure tõenäosusega keegi, nagu alati, kellelgi tulevad mingid oma asjad või ei jõua piisavalt pühenduda ja nii edasi. Ja mul olid osad ka nagu katseajaga ja nii-öelda varutantsijaid. Ja siis me hakkasime trenne tegema ja meil oli hästi pikalt selliselt, et meil olid, keegi oli puudu, keegi oli haige, kellelgi oli mingi kooliga mingi asi, et ei saanud nagu ilusasti käia ja väga pikalt meil ei olnud trenni, kus oleks olnud kõik trennis kohal. Ja siis ma hakkasin vaikselt tundma seda, et grupis on vist ikkagi natukene liiga palju tantsijaid ja siis ma jõudsin nagu selle mõtteni, et tegelikult neid võiks olla vähem. Ja siis kuidagi, ma ei tea, kas elu kuulis mu mõtet, aga järjest hakkasid inimesed nii-öelda alt hüppama, ma ei ütleks alt hüppama, igatahes nüüd hakkasid ütlema, et kes siis ei saa oma muude kohustuste pärast jätkata, kes, ma ei tea, läheb välismaale ja kellel tuli vigastus ja nii edasi ja nii edasi. Ja mul alguses oli grupis mingi 30 tantsijat äkki, kuidagi kuskil pluss miinus nii, siis nüüdseks on neid kuskil 10 inimest vähem. Ja väga paljud nendest, kes on öelnud siis, et nad ei jätka, on sellised, keda ma ei eeldanud, et nad oleksid sellised, kes ei jätka. Ja ma nagu saan aru, et see mõte saigi reaalsuseks ja ma nagu teadvustan seda ja ma teadvustan ka seda, et kõigil, ma loodan vähemalt nii palju, kui nad mulle ütlesid, et kõigil on sellised põhjused, mis, ma ei saa midagi nende vastu, et need asjaolud ei ole kuidagi minu poolt põhjustatud või mis iganes,
et ma nagu ei peaks neid asju isiklikult võtma, aga me just Maaritiga eile sellel teemal arutasime, ta küsis, et kuidas ma nagu tunnen selles osas ja siis ma nagu ühtepidi olen nagu sellega rahu teinud, et väga paljud on nii-öelda grupist ära läinud, aga ikkagi väga kahju ja ma nii loodan, et asi ei ole minus, et jah, mul kuidagi nagu sel aastal on kuidagi raske käima saada seda gruppi või ma isegi ei tea, mul endal vähemalt on siuke tunne, et võib-olla nüüd aasta lõpus oli asi ka selles ka, et kõigil oli väga suur stress ja pinge ja nagu see aasta lõpu, kellel koolis on palju asju teha ja hästi paljud läksid nagu ülikooli ja mingid eksamid ja blablabla. Et ma lihtsalt tahtsin kuidagi seda enda süsteemist välja saada, et tegelikult mul on nagu igas grupis väga hästi õpilastega, et igal pool mul on grupid täis. Ehk siis jah, ma ei tea, kuidagi ma loodan, et see, mis ma teen, on piisav ja vähemalt ma tunnen, et on piisav. Ehk siis ma loodan, et teiste jaoks on ka piisav, et ma alati annan endast nagu ikkagi maksimumi, et olgugi, et mul on 100 miljonit asja kogu aeg toimumas, siis ma ikkagi üritan endast annangi endast alati maksimumi. Et jah, huvitav, et iga aasta, iga hooaeg on nii erinev ja nii palju erinevaid inimesi on alati ja muidugi on iga aasta neid, kes on nagu aastast aastasse minu juures trennides käinud, aga jah, nii huvitav, et sel aastal siis selliselt. Aga üleüldiselt ma vist tunnen, et kuna mul on väga palju asju, mul oli vahepeal selline moment, kus kohas et mul on väga palju esinemise ja projekte ja Crazy G mingeid asju ja nii edasi, et mul oli vahepeal natukene selline tunne, et ma ei saanud tantsutrennide andmises sellist rõõmu või sellist kaifi või rahulolu kui kunagi, et ma arvan, et asi on selles, et lihtsalt jooksiski väga palju asju kokku, et mul oli nii palju, mida teha kogu aeg. Ja eestlased ikka ei ole väga emotsionaalsed, ehk siis ma alati nagu olen öelnud, et te peate minuga kaasa rääkima ja mulle nagu vastama ja andma endast ka energiat mulle, aga eestlastega see on ikka raske, et kas või näiteks, kui ma käin kuskil campides või mingitel intensiividel, workshopidel, kus on välismaalased, see on ikka nii teine asi, et kõik, kes seal on, siis on kõik väga nagu 100% in ja energiatase on väga kõrgel, et eestlastega on see ikka nii palju raskem. Aga see on okei, sellega peab arvestama ja sellega peab lihtsalt leppima. Vot, aga ma ei teagi, kas ma vist vaikselt lõpetan siin kohal vlogi, sest et mu tänane õhtu näeb välja selline, et ma monteerin oma vlogi lõpuni, teen õhtusöögi, vaatame ilmselt sarja ja homme on juba viimane trenn enne jõulupuhkust. Seega jah, ma isegi ei tea tegelikult, kas ma järgmine nädal vlogin, võib-olla mitte. Jah, ma tõmban otsad siin kokku. Ma oleksin väga tänulik, kui sa paneksid sellele videole like'i. Anna kommentaarides teada, kuidas sulle see video meeldis. Kas sul on mingeid küsimusi, tähelepanekuid, ma ei tea, mis iganes. See teeb väga palju rõõmu alati, kui keegi viitsib midagi kommentaaridesse kirjutada. Seega ja, võta see väikene hetk, et seda teha ja kui sa ei ole veel pannud mu kanalile subscribe, siis võid seda ka teha ja näeme juba järgmises videos. Tšau!